kellele on kirikud ehitatud, milleks? Vanaema oli kaua aega mõelnud ja oli lõpuks lapsele sobiliku vastuse leidnud. Ja see laps mäletas seda veel 30 aastat hiljem. Vanaema oli öelnud, et kirikud on ehitatud selleks, et kui Jeesus kõnnib ukselt uksele ja teda ei lasta kodudesse sisse ja kui tal on jalad juba väga väsinud, et kirik on ehitatud selleks, et Jeesus saaks seal oma jalgu puhata. Laps, kes tuli leeri, mäletas seda vanaema lauset. Advendiaeg on ettevalmistusaeg. Jõulude imeks ettevalmistamisaeg. Ettevalmistusada meie südameid. Ja et siis, kui jõulude ajal jõuluõhtul loetakse jõuluevangeeliumit ja seal on üks kurb lause rõõmsate lausete keskel, mäletate. See lause on selline, neil ei olnud ruumi majas. Et siis meie võiksime olla rõõmsad, sest meie sees on tal ruumi ja meie kodudes on tal ruumi. Temal, kes toob armastuse, andeks andmise. Temal, kes puudutab hinge nii, et see hing võib särama hakata ja me oleme taas võimelised imestama. Jah, on põhjust imestada, kuid keegi on teel meie juurde. Keegi, kes tuleb armastuse ja rahuga. Keegi, kes võib võtta meilt meie kurbuse, meie mured, meie malu ja süü ja täita meie hinge rõõmu ja lootusega. Aga praegu ei ole veel jõulud. Praegu ei ole veel põhjust soovida teineteisele head jõuluaega. Vara veel, nagu öeldi kevades. Tark ei torma. On advendiaeg. See on ettevalmistusaeg selleks, et jõulud võiksid tulla ilusad. Et jõulud võiksid meie hinge jõuda. Ja me imestada saaksime, et meiegi hinge. Selleks on kirikud täidetud lauludega, palvetega. Ka täna kell 4 Tallinna Jaani kirikus on laulmas 200 lauljat. Imeilusaid advendilaule. Ja Jaani kirikus ja paljudes kirikutes, kõikides Tallinna kirikutes lugesin kokku on 400 erinevat kontserti, palvust ja teenistust. Valmistuge siis, et jõulud võiksid ilusad tulla. Et me võiksime leida rahu ja rõõmu. Et me võiksime leida armastuse. Ilusat advendiaega. Aitäh! Ma loodan, et need inimesed, kes on täna siia platsile kogunenud, et teiegi olete siia tulnud eelkõige armastusest ja usus selle vastu ja selle suhtes, et kõik me oleme järgmisel aastal pisutki paremad. Ja kui mõnel meist on vaja abi ükskõik mis moel, kas või verbaalselt selgeks teha, mis on hea, mis mitte, siis me saame seda alati teha viisakalt, kaunilt. Ja küünal on aegade algusest olnud üks neid sümboleid, mis tähistab peale ootuse ja püsivuse ka teatud hingelist sisemist erutust selle suhtes, et me oleme üks tervik, meid on palju ja me tahame jääda kestma. Head inimesed siin Raekoja platsil, kätte on jõudnud see hetk, kui 2013. aasta esimene advendiküünal Raekoja platsil ootab süütamist. Seda teevad Tallinna linnavolikogu esimees Toomas Vitsut ja Tallinna praost Jaan Tammsalu. Aga selle taustaks kõlab üks kaunis viis, mille on kirjutanud Matis Metsala. Laulu nimeks Sa südames nüüd pane ja juhatab Andrus Kalvet.
Head advendiaega meile kõigile ja kallid sõbrad, kui vähegi leiate aega, siis kell 16:00 Jaani kirikus kuulete neid samu inimesi, kes praegu on laval taas kord laulmas. Aitäh ja kõige paremat!